Tere, minu nimi on Ergo Pikas ja antud uuringus osalesin digitaalehituse spetsialistina. Täna sooviksin ma rääkida teile ehitusvaldkonna trendidest ja e-ehituse platvormi rollist uue ehitussektori tuleviku kujundamisel. Oma ettekandes käsitlen ma mitmeid erinevaid teemasid. Probleemid ehituses, madal tootlikkus, erinevad megatrendid, e-ehituse platvorm ja digitaalkaksik, kuid ka ehituse uuest mõttemallist nende teemade sidumisel. Ehitussektoris on mitmeid hästi teada olevaid probleeme. Ehitussektoris toimub pidev aja ja raha ja materjali ja teabe raiskamine. Enamus ehitusprojektid ületavad esialgseid ajakava ja eelarveid. Ehitussektoris esineb kõige rohkem fataalseid tööõnnetusi. Nimelt Eurostat 2016 aasta andmetel oli ehitussektoris ehitustööõnnetuste osakaal 21%, mis on pea 2 korda rohkem kui teiseks tulnud valdkonnal. Ehitussektori tarneahelad on killustunud väga mitmetel erinevatel põhjustel ja seda ilmestavad mitmed arvukad vaidlused erinevate osapoolte vahel. Ehituse digitaliseerimise kontekstis on ka oluline küsimus seotud tootlikkusega. Ehk siis lisaks nendele probleemidele, mis on ehitussektoril oluline roll ka makrotasandil. MKM-i poolt läbi viidud uuringus järeldati, et ehitussektor ei jõua järele oma tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvus teistele majandusvaldkondadele. Seeläbi mõjutab ka see kogu majanduskasvu tervikuna. Ehitussektori innovatsioon ja digitaliseerimise indeks on üks madalamaid. Väidetavalt McKinsey Global Institute uuringu alusel oli ehitussektori digitaliseerimise indeks üks viimaste hulgas. Ainult põllumajandusel ja jahindusel oli madalam digitaliseerimise indeks. Samuti on ehitussektoril oluline roll Pariisi kokkuleppes püstitatud kestlike eesmärkide täitmisel. Ehitussektoril on oluline ülesanne mitmete eesmärkide täitmisel, näiteks tervise ja heaolu kasvatamisel, puhta vee ja sanitaartehnika pakkumisel, jätkusuutliku energia loomisel ja kasutamisel, tööhõive ja majanduskasvu arendamisel ning tööstuse uuendamisel. Lähtuvalt kestliku arengu eesmärkidest ja Euroopa Liidu vajadustest on Euroopa Komisjon tulnud välja Euroopa rohelise kokkuleppe raamistikuga. Loomulikult on roheleppe eesmärkide saavutamisel ehitussektoril oluline roll. Ehitussektoril oodatakse ringmajanduse juurutamist, energia- ja ressursitõhusat ehitamist ja renoveerimist ning loomulikult digitaliseerimist. Tulenevalt ehitussektori probleemidest ja makrotrendidest, milleks on tootlikkuse kasv, digitaalehituse edendamine ja rohemajanduse arendamine, on MKM tulnud välja e-ehituse platvormi ja digitaalkaksiku visiooniga. Digitaalkaksik on lihtsustatult tähendab seda, et meil on füüsiline kaksik, millest on olemas ka digitaalne koopia. Ehk siis sellel kontseptsioonil on 3 peamist elementi. Nendeks on siis füüsiline kaksik ja digitaalne koopia. Digitaalselt prototüübitud ja testituid lahendusi rakendatakse ehitamiseks või ehitiste panemaks korrashoiuks, millest tekivad uued väljundid ja väärtused. Tekkinud väljundid ja väärtused mõõdetakse ja saadud andmeid kasutatakse ehitiste ja ehitusprotsesside panemaks kavandamiseks, projekteerimiseks, ehituse ettevalmistamiseks, mis omakorda on sisendiks taaskord nende rakendamiseks füüsilises keskkonnas. Siinjuures soovin täpsustada, et digitaalkaksik ei käi pelgalt ehitatud ehitiste kohta, vaid digitaalkaksikul on elukaar. See saab alguse uute ehitiste kavandamisest, projekteerimisest ja tööde plaanimisest, nende kavandite plaanide rakendamisest ehitustoodete ja materjalide tootmisel tehases ning tegelikes ehitusprotsessides ehituse töömaal. Ehitusprojekti lõppedes antakse ehitatud ehitisandmed üle omanikule ja tellile, kes hakkab seda digitaalkaksikut kasutama ehitise ekspluateerimiseks ja korras hoidmiseks. Digitaalkaksiku kui selline kontseptsioon pole iseenesest midagi uut, kuid soodsam hinnase selle arendamiseks ja arenemiseks on loonud alustehnoloogiate kiire areng. Täna on meil olemas seadmed
ja vahendid füüsilise keskkonna kaardistamiseks ja mõõdistamiseks, näiteks laserskaneerimine, tehisnägemine ja erinevad sensorid. Neid andmeid saab organiseerida ja töödelda uute andmetöötluse meetodidega, kasutades omakorda näiteks masinõpet, süvaõpet, suurandmete tehnikaid. Saadud hetkeolukorra analüüs ja hinnang on aluseks omakorda uute ehitiste ja ehitusprotsesside kavandamiseks, kasutades näiteks selleks ehitusteabe modelleerimist ja erinevaid simulatsioonivahendeid. Digitaalselt simuleeritud ja analüüsitud ja testitud lahendusi saab nüüd kasutada ka robotite, rasketehnika ja inimeste juhtimiseks tehastes kui ka ehituse töömaal. E-ehituse platvorm ja digitaalkaksik hakkab omama olulist rolli ehitusvaldkonna kujundamisel. Tulevikus peavad näiteks ehitusprojekti digitaalkaksik ja ehituse platvorm hakkama omavahel suhtlema, et lihtsustada ja kiirendada menetlusprotsesse. Ehitussektori digitaliseerimine peab olema eesmärgipärane ja peab kasu tooma riigile ja erasektorile. Kasu peab avalduma ärikulude vähendamises, ajakulu vähenemises andmete esitamisel, menetlusaegade lühenemisel ja uue ettevõtluse soodustamises kui ka riskide maandamises ja korruptsiooni vähendamises. Nende eesmärkide saavutamiseks peab tagama, et andmed oleksid kvaliteetsed ja kättesaadavad. Infosüsteemid oleksid koostalitusvõimelised ja küberturvalised ning et andmete omanike huvid oleks kaitstud. Samuti eeldab digitaliseerimine terviklikuma mõtlemalli rakendamist, sest ehitusprojektidest saadavaid hüvesid realiseeritakse läbi teabe- ja materjaliprotsesside. Nende protsesside kujundamine on omakorda eelduseks ehituse eripärade aluskontseptsioonide ning informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate koos käsitlemisele. Ehk siis kokkuvõtlikult, e-ehituse platvormil on oluline roll ehitussektori tuleviku kujundamisel, kuid seejuures peab arvestama makrotrendide ja teemadega, mis on kõik sellega seotud. Peame tõstma ehitussektori tootlikkust ja lisandväärtust, võtma selleks kasutusele uudseid innovatiivseid tehnoloogiaid, tööprotsesse ja meetodeid ning samuti arvestama Euroopa rohemajanduse arenguplaanidega ehk e-ehituse platvormi visiooniks on olla siduv uus mõttemall nende teemadega tegelemiseks. Mina tänan enda poolt.